et olen valmis. Janovets vilistas mängu alanuks. Võib-olla mingisuguse paralleeli justkui võib nüüdseks juba mängija karjääri ära lõpetanud Ragnar Klavaniga tõmmata, kui siin nüüd tegelikult ei olnud üldse paha. Sisse kerivalt tuleb taha posti, seal veel kerkitakse õhku, nõutakse penaltit. No nii, Janovis ka vaatab üle, tundub, et otsus oli kiire. Ja tundub, et läheme ikkagi penaltipunktile. Ja nii on. Ehk siis peab ikkagi aimamise peale minema. Aga Travalli. Kui edevalt veeretab selle palli sisse 13. minutil. Bubakar Steve Travalli viib Paide juhtima väga kerge vaevaga keerast mööda ja nüüd Travalli kogub hoogu. Oppa, kuidas kogub hoogu, nügib kõik eemale, endast lööb peale, aga tabab posti. Korralikuks väljakuks tehtud, et seal saab treenida küll, kui siin nüüd Luts. Oppa, mitte Luts, hoopis Martin Miller viib 26. minutil Paide 2-0 ette. Aga noh, poole väravast anname ikkagi Siim Lutsule, kes Uivaalis eeltöö tegi. Ja Milleril jäi realiseerimise vaev, kuigi ehk võib-olla ilma Millerita oleks see pall ka sisse läinud. Millerile siis selle hooaja 6. tabamus. 1-1, Vapraselt 0-1 ja Tammekat 1-0 võideti, kui siin nüüd ka Jarju. Transil oli päris palju võimalusi, aga Harju oli rünnakul teravam, oli näljasem. Siin nüüd Lins konksutas ja lõi ka peale. Katseb võitu juba 4 mängu järjest. Ei ole suudetud vastast alistada. Luts palliga annab kaugelt kuhuma. Oppa, see vasak jalg on küll terav täna Lutsul. 30. minutiks Trans 0, Paide 3. Ja no siin juba lähevad kõik löögid sisse Paidel. Ja kui me niimoodi jätkame, siis tundub küll, et kuidas tuleb kaitseliinis tegutseda. Senderdus karistusalasse, jätka ei saanud seal karistuslööki kalastama. Aga Kaptšev ja sööt edasi Filatovil. Uivaaline võimalus, aga tuleb ikkagi penalti Transile ja kas siit hakkab see tagasi tulek. Nüüd Keele kollane kaart Filatovile. 3. ringis 0 penalti tõrjet Jarjule. Ja nüüd siis viib Keero ühe tabloole Transile kirja. Ühe värava siis 52. minutil. Trans 1. No vaatame. Ma eeldan ikkagi, et Maksimkin lööb. Keerutab ja aga Kaptšev annab väga madalalt karistusala taha Maksimkin. Sööd tagasi ja Kaptševile. Tõste karistusalasse ja Josuet, okei. Vähendab vahe 1 väravaliseks või ja ikkagi tähistatakse seal. Lipp jäi alla. Tõesti, kas Paide mängib oma 3 väravalise eduseisu maha? Nüüd Maksimkinilt. Pikem sööt sinna kaitseliini taha, aga Lillander kiirete jalgadega. Jõuab Pael Šleinile, kes viib omakorda edasi Košuškole. Košuško lööb ja kuidas nüüd Jarju poole ei saa Košuško seda kätte. William Lins proovib. No polnud üldse paha üritus. Košuško palliga 90+4 on täis ja Janovis vilistabki mängu lõppenuks. No ei olnud kaugel see, et Trans oleks selle tagasi tulnud. Narva Transi, ütleme, universaalne poolkaitse German Schlein täna küll vahepeal 3. tagaliinis, aga 2-3 kaotus Paidele. Mis võib-olla teil esimesel poolajal juhtus, et Paide selle esimese poolaja 3-0 eduseisus lõpetas?
Väga hea küsimus, et mis juhtus, et penalti ka nagu võib-olla mängis oma rolli natuke. Et kahjuks lasime need, ma ei ütleks, et rumalad väravad, aga noh, neil on ka nagu kvaliteeti olemas, seega jah, 3-0 selline. Sükses seisuga päris raske minna riitusruumi, aga meeskond oli tubli teisel poolel ja üritasime kõik teha, et tagasi mängu saada. Mis juttu te üldse riietusruumis rääkisite, et see seis oli ikkagi päris nukker, samas teisel poolel ju tulite täiesti mängu tagasi? Ma arvan, et meil on päris hea kollektiiv ja võtsime ennast kokku, toetasime üksteist ja ega seis on selline ka nagu selg vastu seina, et läksime täiega. Jah, nii ta läkski, et ega muud varianti ei olnudki, et nagu ainult täiega edasi. No ja üsna kiiresti lõite ühe tagasi, siis juba teine ja siis juba oli usk, et võib see viigivärav ka tulla, aga samas seda ründe teravust teil ikkagi ju lõpuks nappis. Nojah, et oli üks olukord ka Kožuškol vist, et kahjuks ta ei löönud, et jah, üritasime pinget neile peale suruda ja kahjuks lai löömata täna, et see on see 3. värav. Peame edasi tööd tegema ja lõpuni mängida nii nagu tahame liigas nagu olla siuksed oma mängu peale suruda ja jõuga võita need kõik vastased. No võtan sõnasabast kinni, võit teile 5 mängu järjest võitnud, kuhu see transisära, mis oli hooaja esimeses pooles, kuhu see kadunud on? Ma ütleks, et ta on kadunud kuhugi, et võib ka nagu leida need head ja ilusad hetked ka nagu meie mängus, et ütleme nii, et fundamenti praegu üritame üles ehitada ja selle pealt oma tulevikku kindlustada, ütleks niimoodi. No nüüd olete 6. kohal, et Pärnu Vaprus tõusis teist, võttis teie koha endale, et kui palju te üldse seda tabelit jälgite, et tegelikult Vaprus vahepeal oli teist väga kaugel, te olite rohkem Kaljule lähemal, nüüd järsku olete 6. No mis seal ikka, no Pärnud ka tublid selles mõttes, et aga palju 6 mängu all mängida, seega mänguga võtame ja vaatame hooaja lõpus, kus me oleme, et selles mõttes, et tabeli kindlasti kõik vaatavad, aga noh, see ei ole mingi raske seis või mis, tahaks alati olla seal tippude lähedal, aga noh, praegu on selline seis ja pead hoiame ülespoole ja järgmisena Kalevist, nende vastu on võimalik vigade parandus teha, ikkagi liiga viimane tiim. Ja, liiga viimane tiim, aga samas nemad ka nagu tublid ja hetkel ei ole nii nagu vanasti ole, et sa lähed viimase meeskonna vastu mängima ja kõik on väga lihtne nagu. Kalev on ka tublid, mängivad kodus, pluss head transferid neil olid, seega tuleb raske mäng, aga teeme kõik, et valmiks olema selleks mänguks. Okei, aitäh sulle, German, edu! Ja Paide linnameeskonna kapten Henrik Ojamaa ka kohe-kohe jõuab meie juurde. Henrik, palju õnne! Sa oled jälle võidulainel. Võib-olla räägime alguses selle, nagu ka Germaniga poolaja kaupa, et esimesel poolel edenes kõik. Vaata, et kõik löögid läksid sisse, päris ju meeldiv on nii mängida, ma arvan. Jah, ma olen nõus, et kuni umbes, ma arvan, nii 35 minut mängisime hästi, lõime võimalusi. Kuigi tegelikult enne, kui me lõime ära, nendel oli üks moment, aga see välja ärata, siis ma arvan, oli hea poolaeg ja ütleme 35 minutit, et kas siis kuidagi lasime oma standardid natuke alla teine poolaeg ja juba esimese poole lõpus ja see kandus ka üks teise poolaeg edasi. Pool kirjelda ka need standardid, mis te alla lasite, et teisel poolel lasite 2 väravat ja ikkagi Transil oli see usk ja lootus olemas, et võib ka selle viigivärava ära lüüa. Jah, ma juba esimese poole lõpus, ma ütlesin kandus teise poolega, et hakkasime võib-olla kaotama neid, kui esimene poolega pall jäi väga hästi ees püsimas ja tõime teisi mängijaid siis nagu tagant toetusega mängu ja Narval oli selgelt raskusi sellega, siis teine poolega, mis esimene pall, kus rohkem Narva poole ja ka need teised pallid, mis jäid lahtiseks, sinna ka ma ei jõudnud enam esimesena.
ja selle kaudu tuligi natuke, ma ütleks, mitte initsiatiiv, aga neil tekkis momente, kus lahtine pall, nad viskavad selle liini taha, sinna läheb kolm ründajat jooksevad selle peale, et see võib alati ohtlik olla, et nii palliga, Mart Sargas eelkõige palliga poolest, et me ei suutnud enam, et pall jäi nii hästi püsima, et me sealt saaks midagi kombineerida, hoida, pall nagu kukkus kogu aeg Narvale ja sealt nad tulid, et võib-olla no ei olnud midagi, et nad mängisid kuskilt läbi või mingi suurepärase kombinatsiooniga midagi taolist, aga niisugune põrkav pall meie liini taha kogu aeg oli ohtlik ja noh, lõpus ka veel Jarju pidi meid päästma, et siit oleks olnud, ma arvan, väga suur hoop meile, kui siit me peale eelmise nädala ebaõnnestumist oleks siit neid punktid läinud kaduma, et see kindlasti oleme rahul, et tuleme siit hea tujuga, sõidame koju. Ehk siis mingisuguse vigade paranduse justkui tegite võrreldes selle Harju mänguga? Nojah, no üks kokkuvõttes jah, hooaja lõpp siin punktid on kõige tähtsamad, aga ma arvan, et see tunne oleks olnud hoopis teine, kui olekski läinud 3-0-ga koju ja oleks saanud öelda, et mitte ainult ei löönud eest teravusi, väravaid, vaid ka taga suutsime hoida, et kohati nagu see on meil kõrgel tasemel, aga ikkagi jah, tuleb ette niisugust kõikumist, et niisugust stabiilsust on meil vaja leida üles nüüd see hooaja lõpp, nagu ka eelmise hooaja lõpus me selle leidsime, et see kanduks nüüd edasi ka mitte ainult selle hooaja mõttes, vaid ka järgmise hooaja perspektiiviga. Teil on rünnakul üks põnev kuju, Bubakar Steve Travalli. Kui võib-olla hea on temaga koos mängida, et kõik su söödud sai kätte, tegi rünnakul teravust, lõi penalti sisse, lõi posti, et väga niisugune terav vend tundub. Jah, eks tal on ju kindlasti kõrgel tasemel mängida ja sinna ei satuta niisama, et näha on kindlasti, et toob meile kvaliteeti juurde, on hästi meeskonda sulandunud ja võib-olla ta on pidanud mängima rohkem minuteid, kui oleks arvanud, sest ta ei tule regulaarse mänguaja pealt, et me nõuame temalt võib-olla natuke liiga palju, et hea, et ta jäi terveks ja see mängiga ta saame väga mitmetel positsioonidel kasutada ja kindlasti annab meile hooaja lõpus palju juurde. Järgmisena Kuressaare võõrsil alati selline keeruline vastane, keeruline koht, kus mängida, mida sellest kohtumisest oodata. Teie vaatest kindlasti 3 punkti. Jah, et nüüd üks raske võõrsil reis praegu ja teine tuleb otsa, et kui me siit suudaks maksimumpunktid läbi minna, siis jah, sellele mängupildile või sellele, kui pingeliseks lõpuks täna läks, sellele ei mõtle, et need oleks kindlasti väga väärtuslikud. Me teame, et mõnes mõttes sarnane meeskond on väga hingestatud, mängib, võitleb iga palli peale, et me peame jälle olema oma parima keskendumisega ja et sealt tulla 3 punktiga tagasi. Okei, aitäh sulle, Hendrik, soovin edu!